kuid nüüd, nagu alati, on igal kontserdil ka selline, kuidas ma ütlen, selline tähtteos või A-teos. Ja selleks on meil täna selline teos, mida tuleb lisaks meile siis siia abiks siia lavale, tuleb selline kodanik nagu Alev Ström. Et ma arvan, et ta on ära teeninud. Tere tulemast! Tere! 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 Mul on hea meel teid kõiki näha. Sa ei eksinud maja peal ära. Ma mäletan, varasematel kontsertidel oled sa nagu, me oleme pidanud siin rääkima hästi palju nootidest, et sa oodad ära, kuni sa jõuad. Sa räägid minuga nii ilusti. Lugupidamisega. See on, ma tahtsin öelda, et kui ma Eestisse tulen, ma alati teen mitu asja korraga, et saaks rohkem raha teenida. Rootsis on praegu inflatsioon nii suur. Alev, mul on üks, ma segan korra vahele. Praegu on Rootsis vastu võetud üks niisugune seadus, mistõttu Rootsi mehed käivad eriti tihti Eestis. On ka see üks niisugune sinu eesmärk vahest juhtunud olema? Et kui te proovite bioloogilist protsessi teha, siis teid pannakse vangi. No kui teile midagi väga meeldib, tahate sellest näiteks šokolaaditahvli anda või natukene münte, pannakse teid vangi. Jaa, ma ei ole kuulnud. Aga proovinud oled? Šokolaadi olen proovinud. Aga kas sa bioloogilist protsessi oled proovinud teha ja inimsugu edasi viia? Inimsugu? Edasi viia. Ajaloolises mõttes olen kirja pannud palju asju. Mida? Ise oled asja kallal olnud? Pornofilme vaatad? Porno? Jaa, pidevalt. No näed. Mul on 2 hobi nüüd viimane aeg, pornofilm ja margi kogumine. Näed siis. Üks hakkab teist sööma ajaliselt. Pornofilm on nii pikk. Aga nüüd ma lühidalt saamas, kui on igavad kohad. No kui jutukoht on, siis ma panen marke. Kui on aktsioon, siis ma vaatan. Aga ikka pintsetid ja luup on kogu aeg käes? Pornofilmi juurde. Pornofilmi ajal? Jaa, on. Aga ma tahtsin hoopis öelda sellist, et ma ühendan mitu asja. Ma just tulen praegu, et Tartus on väga hea arstidele. On siin arste? On, doktorid on, ei ole? Saalis, see on ainult perearst. Perearstid, okei. Ühesõnaga, ma praegu pidasin loengu Tartu arstidele. Teema oli pese käsi, kirurg. See on väga populaarne sari mul. Pärast või enne operatsiooni? Ei, enne. See oli, bro, idee, ütles üks arst, peaarst. Ja siis ehitajad on saalis, ei ole, no okei, see ei ole oluline. Pidasin ka hästi lühikese loengu pärast kontserti, ma teen pikema loengu. Ehitajatele katusmaja loogiline lõpp. See üllatas meid väga. Neid või? Ehitajad. Jaa, bro, aga samas lipp on läbi siit, et ettekande ühe huvitava teose. Täna me esitame siin Sergei Prokurorovi teos. Prokofjev. Kuidas? Prokofjev. Prokofjev, jaa, bro. Sergei Prokofjevi loo Peetja ja hunt. Tegelikult on see kirjutanud minule, minu auks. Kui ma olin väike poiss, siis Sergei Prokurorov elas meie juurde. Sergei Prokofjev. Prokofjev, jaa. Elas meil kohe kõrval suviti ja siis ta kirjutas kogu aeg ühte teost, ma sain aru, et pärast on see Peetja hunt ja miks ta mulle on pühendatud, sellepärast, et üks päev olin, milline meeleolu tal oli, tuli ta minu juurde, ütles, et sa oled nagu Peetja. No niimoodi ütles. Ei tule. Et see pidi olema kompliment Venemaal, ma ei tea, ma ei ole käinud, et kui sa Venemaal ütled poisile, et sa oled nagu Peetja, et sa on tubli. Aga teine päev ta tuli, tal oli teine meeleolu, sa oled nagu hunt. Alev, sa oled nagu hunt. Ma saanud ka aru, Peetja ja hunt ja Peetja ja hunt, üks päev teine. Ja siis üks päev ta ütles, ma kirjutasingi Peetja ja hunt. See on sinust. Sinu ühest päevast. Kas mul oli väga ebaloogiline jutt? No, nii kui alati. Jaa, bro. Kas see on ka kõnekäänd see, nii kui alati? Võtta varukas, nii kui alati inimesed tahavad koju minna. Sa oled
tublisti täna õppinud. Jaa. Me jääme Hannesega homseks. Ma veel tollis õppisin veel ühe asja. Pangi see kõrva taha. Näita, mis sul on. Mul oli kohver, oli käes ja hakkasin panema, et ei, see on kõne käes. Ma mõtlesin, kuidas kõrva taha saab suure kohvri panna. Keegi ei öelnud sulle come on või? Kas keegi ei öelnud sulle come on? Come on. Come on. Come on. Come on. Jah, see tähendab, et alustame. Tooge lilli ka. Seda ma tean. Come on. I speak English good. Okei. Täna räägid eesti keelt, eks? Jaa. Palun. Ühel ilusa hommikul avas Alev Ström aiavärava ja astus suurele rohelisele aasale. Kõrgel puu otsas istus Alevi tuttav Karšun. Tol ajal, kui ma väike olin, oli Karšuneid väga palju. Õhk oli tiine Karšunitest. Paljalt lendasid ringi, käisin see oli väga tore. Istus see Karšun seal puu otsas ja siristas. Mul on varsti pulmad, olidki varsti pulmad. Ta paljas ei oleks olnud, me ei oleks elu sees saanud teada, et tal nupp on naba asemel. Otsas oli ja joonista puu ka. Alev Ström järel sammus siirataara taarudes part. Tal oli hea meel, et Alev oli värava kinni, ei pannud väravat kinni ja ta otsustas aasal asuvas sügavas loigus väikese supluse teha. Anna andeks, see oli, ma täpsustan, see oli täidetud pardiga täidetud part. Tagant part paistis ja teise pardi pea välja. Elus part oli täidetud pardiga. Sinikael pardiga. Tagumine oli sinikael part. Tal oli väga sinine kael. Pingutused sinine, muidu oli tavaline part. Aga kui sa olid juba täidetud ja vaatad sealt tagant välja, siis lähed näost täitsa siniseks. Nokk oli punane. Elas veel. Natukene. Kui Karts on täidetud parti märkas, lendas ta pardi kohale ja jäi õhku plärisedes rippuma, nagu helikopter ühe koha peal. Äläst ikka, ta oli kogu aeg.